mina olen Pipilis Siimann, nii nagu siin Katrin lahkesti enne ütles, siis kaua aega olen olnud Türi vallavanem. Ehk et ligi 10 aastat mul selline au tõepoolest oli seda omavalitsust siin juhtida. Ja minu tänane teema, ma kontrollin, kas ma ikka, no näed, ei olegi vahetanud, aga minu tänaseks teemaks anti kohalik omavalitsus. Ja kuna Eestis kohalikud omavalitsused, olgu nad linnanimelised või vallade nimelised, tegelikult nad tegutsevad kõik ühesuguste põhimõtete alusel, siis ma räägingi natukene rohkem nagu sellisest üldisest mõistetest ja sisust, mis see kohalik omavalitsus on. Läbi siis inimühiskonna arengu, ma natukene hakkan kordama seda, mida te olete ühiskonnaõpetuses ilmselt kuulnud, aga et on olnud erinevaid aegu ja kombeid. Ja tavaliselt otsustas ühiskonnas, kogukonnas see, kes oli kiirem, osavam, tugevam või armutum. Ja alles siis, kui jõust sai olulisemaks võib-olla mõistus, arukus ja oskused, alles siis, kui siis sooviti, et võib-olla ei pea kogu aeg võitlema ja verd valama, et selgeks teha, kes on juht. Siis hakkas arenema demokraatia, millest siin Kirmiga eespool rääkis. Ja nendel ammustel aegadel oli kombeks siis see algne demokraatia sellisena, et õhtul, kui kogunes küla siis oma külaplatsile, ümber lõkke istudes pandi asjad paika, et kuidas siis saaki jagada või millised siis need ühiselureeglid peaksid olema. Kui tekkis mingi uus probleem, mida vaja lahendada, tuldi jälle kokku, süüdati lõkke, arutati asju ja lõpuks loodetavasti jõuti siis lahendusteni. Ja elu edenedes mõnel pool võib-olla ei tahetud siis igal õhtul enam seal külaplatsil asju arutamas käia. Oli tegemist endalgi küttimise ja viljakasvatamise oma pereeluga. Ja seepärast hakati koos käima harvemini. Aga päris ilma otsustamata ei saanud ja siis valiti ilmselt endale sellised juhid, kes igapäevaseid küsimusi tohtisid otsustada. Ja juhtideks otsustajateks valiti siis need, kes tõepoolest tundusid siis kas arukamad, julgemad, või siis vähemalt suutsid sellise mulje endast jätta. Nii et nende juhtide osaks sai siis igapäevane otsustamine ja tänapäeval me nimetame seda esindusdemokraatiaks. Osaleme selles, mitte ei käi siis igal õhtul kusagil arutamas asju, vaid 3-4 aasta jooksul me valimegi siis endale juhid ka kohalikus omavalitsuses, kelle osaks saab siis see, et nad tohivad teatud asju otsustada. Ja me valime tavaliselt neid, kes tunduvad siis, kordan ja rõhutan, tunduvad asjalikud ja usaldusväärsedeks. Neid nimetatakse meil siis näiteks vallavolikoguks, linnades linnavolikoguks. Ja see annab meile kõigile nii palju vaba aega, et kui me 4 aasta järel seal valimistel ära käime, siis me ei pea iga päev murdma nende asjade üle pead, vaid me teame, et meil on siis valitud juhid, kes nende probleemidega tegelevad. Nii, ja meie valitud volikogu liikmed saavad siis tegelikult tegutseda väga rangete reeglite järgi. Ehk et umbes 80% on kohalikus omavalitsuses siis sellised teemad, mis on ette nii-öelda ikkagi üsna rangelt ära piiritletud. Ehk et riik seadusandjana on öelnud, mida tohib, kui palju tohib ja kuidas umbes täpselt siis peaks asju tehtama. Nii et koha peal tuleb siis lihtsalt parimal võimalikul viisil oma mõistuse ja oskuste kohaselt püüda nendega hakkama saada. Ja seadusandja on loetlenud rea valdkondi, et need olgu tehtud. Näiteks, et avatagu lasteaed, antagu põhikooliharidust, hoolitsetagu, et teedel tänavad oleksid olemas, et buss sõidaks, vesi ja solk läheks oma teed pidi. Vanurid olgu hoolitsetud, lapsed olgu kaitstud, kas või oma vanemate eest, nõrgemaid ja haigemaid, aga aidatagu nii raha kui teenustega. Ja on ka selliseid tegevusi, mida kohalik omavalitsus nii-öelda küll korraldab, aga midast tegelikult väga palju koha peal läbi mõelda ega arutada ei ole. Piltlikult olen alati öelnud, et riik ütleb, kuidas käib ja koha peal võib otsustada, kas see avaldus kirjutatakse näiteks ruudulisele või joonelisele paberile. Need on üldised küsimused, just nimelt need, mis puudutavad meie selliseid inim- ja kodanikuõigusi, nagu ka näiteks valimiste korraldus või näiteks keskkonnaküsimusi, mis on meile kõigile ühtmoodi olulised ja neid loomulikult on veel palju. Aga demokraatia tähendab ka avatust näiteks kriitikale, ideedele, aruteludele. Ja seepärast on siis vajalik ikkagi ka, et vahepeal, valimiste vahepeal 4 aasta jooksul, et need valitsejad, kes on juhiks valitud, et nad saaksid siis teada, mida inimesed ootavad, mida nad tunnetavad, kuidas nad tahaksid, võib-olla on tekkinud mingeid uusi ideid ja seetõttu on siis välja mõeldud
selline asi nagu kaasamine. Kaasatakse kogu kogukonda, küsides aeg-ajalt arvamusi, kas näiteks arengukava kohta, kutsudes kaasa noortevolikogusse asju arutama. Noortevolikogu omakorda annab siis volikogule nõu ja näitab, et meie noored sooviksid seda, teist või kolmandat. Aga kõige selle kaasamise tulemusel teevad need valitud juhid ehk volikogu ikkagi oma äratundmise alusel siis otsused. Aga kaasaegne ja demokraatlik juhtimine igal juhul sisaldab siis seda, et inimesed kogukonnas saavad igal ajal öelda, et mulle see väga meeldib, mida te teete, või vastupidi, see ei kõlba mitte kuhugi. Järgmiseks, meie poolt valitud volikogu liikmed suudavad küll käia ja otsustada ja arutada, aga keegi peab siis ka nii tegema, et see arutatu saab ellu viidud. Ja selleks on siis tööle võetud ametnikud, ehk siis vallavalitsus tavapärases mõistes, nagu te seda teate, on maja, kus töötavad ametnikud. Ja ametnikete kohta on vist tänapäeval niisama palju müüte, kui vanasti oli krattide ja kodukäijate ja haldjate ja vampiiride kohta, eks? Et bürokraatia on siis see, mida me tunneme võib-olla ametnike võimuna või büroo või kantselei võimuna ja millest on saanud vahel ka natukene selline mitte väga hea tähenduse ja kõlaga sõna või termin. Ja see mitte väga hea tähendus on tulnud sellest, et me kunagi ei tohi lasta selle bürokraatial minna väga ülekaalukaks, väga domineerivaks, ehk et seadused ja reeglid hakkavad piirama nii olulisel meie elu või et ametnikud hakkavad tõlgendama seadust väga vabalt. Aga bürokraatiat tegelikult ükski arenenud ja demokraatlik riik ei toimi, sellepärast et peavad olema inimesed, kes reegleid järgivad ja vaatavad, et ka teised neid järgiksid. Ja kõiki neid ametnikke tegelikult igapäevaselt peaks kontrollima neist kõrgem ametnik ja selliselt oleks tagatud reeglistik meie ühiskonnas. Ja et need reeglid ei muutu igapäevaselt, vaid nad on sarnased kõigile. Kui nüüd ametnikke homme ei oleks, vahel öeldakse, et no milleks meil need ametnikud, maksan neile palka ja kasu neist tuhkagi pole. Ma olen teinud seda mõtteharjutust, et kui nüüd ei oleks enam seda bürokraatiat meie elus, ametnikke poleks vaja, oleme ise targad ja oskame elada, siis päris kohe midagi ei juhtuks ilmselt. Me ei märkakski täna, et ametnikud on lahti lastud ja koju läinud. Aga ka selle maja aknad jääksid ilmselt järgmisel kuul võib-olla pimedaks, sellepärast et keegi poleks arveid ära maksnud ja ka teeb õpetajate palka maksnud. No õpetajad tuleksid ikka tööle, nad on missioonitundega. Aga tasapisi majad laguneksid, bussiringe poleks keegi tellinud, talvel poleks teid lahti lükatud ja lapsevanemad peaks andma teile hommikul võileiva kaasa. No tore oleks, kui nad saadaksid ka õpetajale midagi, sest palkada ju ei saa ammu enam. Ja nii on olnud, nii on külakogukonnas varem olnud ja isad tuleksid vajadusel ühiselt koolimaja katust ka paikama, ma arvan. Aga no võib-olla ei tuleks ka, jumal seda teab, kuidas täpselt parasjagu olud ja ajad on. Ja ametniketa tegelikult me siis jõuaksime sinna, kus meil jälle oleks vaja tulla sinna külaplatsile õhtul kokku ja arutada, kes teeb, mida teeb ja kui palju teeb ja kuidas teeb. Ehk et me liiguksime tegelikult tagasi sinna, kus kogukond otsustab ühiselt ja mingisuguseid selliseid kirjutatud reegleid tegelikult ei ole. Ja tundub, et selline ühiskonna korraldus võiks ju olla väga vahva, et ise teeme, ise otsustame, ükski ametnik ei kobise, tohib, ei tohi ja tuletab mingeid reegleid meelde. Selliselt on ka püütud mitmeid kordi elada. Siinsamas meie naabermaakonnas oli üks kogukond, kus noored inimesed tulid kokku, otsustasid, et me elamegi nii, nagu meile tundub hea. Teeme seda, mida igaüks soovib, tahab ja kõige paremini oskab. Ja algus oli imetore. Ehk et kellele meeldis, keetis suppi, kellele ei meeldinud, haris peenreid ja kõik olid rõõmsad. Aga lõpp oli selline nagu tihti peale kogukondades, kus ei ole siis selliseid reegleid ega rolle väga kindlaks määratud. Ja porgandipoiner kasvas lõpuks rohtu, sest mitte keegi ei olnud nendes porgandides nii palju huvitatud, et seda rohima minna. Ja eks teisi hakkas ka ärritama, et majas pole sooja ega toitu, aga mõni on kogu aeg joogapoosis ja laulab. Ehk et ilma reeglite ja selliste kindlate rollideta mini-ühiskonnad, need ei ole tegelikult osutunud sellisteks elujõulisteks ja minu teada vähemalt suurematesse ühiskondadesse neid ka sellise mudelina rakendada ei ole õnnestunud. Ehk et alati otsitakse ühiskonnas sellist määra, kus maalt on ise otsustamine, ise tegutsemine ja kust maalt peaks siis olema ühised reeglid kokku lepitud. Ehk et nii-öelda seadused loodud ja neid seaduseid jälgiksid siis ka
paratamatult ametnikud. Nii, et ametnikud on seega meie ühiskonnaelu igapäevaelu alustaladeks. Neil on loomulikult ka kõrgemad nõuded, seda me jälgime, et nad ikkagi oleksid ausad, erapooletud ja targad. Ja nagu ikka, tekitab siis see reeglite vastu põrkumine tihtipeale ka pahameelt ja vastuseisu. Ja sellepärast ma ütlen nüüd küll pool naljaga, et sellepärast ongi ametnike ja ka juhtide palga sisse tavaliselt arvestatud vihkamis- ja sõimu koefitsient. Aga ametnikud kindlasti ei ole siis mingisugused muidusööjad ega ilulejad, vaid meie kõigi jaoks ikkagi mõistlikus koguses vajalik. Nii, ja siis hästi lühidalt, lisaks ametnikele on vallavalitsuses vallavanem, linnas siis linnapea, kellel oleks nagu tundub, et kõige rohkem võimu. Ma võin teile kinnitada, nii see siiski ei ole, see on üsna ekslik arusaam. Vallavanem on pigem selline esindusisik või isikustatud selline vastutuse kandja, sest keegi peab olema, kellel öelda, et mingi asi on tehtud väga hästi, vahel isegi mingi aukirja anda. Aga üldiselt enamalt ikkagi tuleb anda vallavanemal vastutust, miks lilli on vähe, oakaid palju, buss küll sõidab, aga valel ajal ja nii edasi. Ja loomulikult vallavanem siis ise oma kätega ühtki neist asjadest ei tee, aga peab hea seisma, et asi siis korda saaks. Ja ilma vallavanemata, nii nagu ilma ametiteta, saaks tegelikult palju, sest juba ärmuunustu ametnikud on olemas, aga vallavanemana vähemalt mina oma ülesandeks pidasin küll pigem siis selliste uute lahenduste otsimist, millegi projekti algatamist, mingisuguste muudatuste tegemist, sest seda ametnikud tavaliselt ei tee. Ja lisaks elu muutub nii kiiresti, nii et volikogu ja vallavanema ülesandeks minu arvates on vaadata ka seda, et missugune võiks olla elu siin vallas, näiteks Türi vallas, 10, 20 või 30 aasta pärast. Me mõtleme tagasi, teiega üks ei saa nii kaugele vist mõelda, aga 20 aasta eest olid inimeste soovid, vajadused hoopis teised kui praegu. Ja ma olen päris kindel, et aasta näiteks 2030 oleme me jälle sellises olukorras, kus inimesed mõtlevad, no mida nad seal 24 ometi arutasid. Mis siin arutada oli, need lahendused on ammu leitud. Nõnda. Ehk et kokkuvõtlikult. Me mängime siin ühiskonnas kindlate reeglite järgi ja kohalikus omavalitsuses tähendab see siis koha peal teatud asjade otsustamist, milleks riik ja seadus on meile andnud siis volitused. Need on üsna täpsed ja samal ajal tähendab see ka kohalike juhtide, kohaliku volikogu ja vallavanema ja ka ametnike vastutust, et see kõik tehtud saaks. Ja seepärast ei saagi kasutada aga me alati niimoodi väga segatult esindusdemokraatiat ja sedasama otsedemokraatiat, kus me siis igal õhtul käiksime vallavanema ütlemas, et homme ma tahan, et sa teeksid nii, naa või kolmandat moodi, sest vastutus peab olema nendel, kes siis on mingiks perioodiks endale selle vastutuse nii-öelda võtnud. Ja kui me selliste mudelite järgi, siis me jõuame tagasi sinna tule äärde, kus jõud otsustab tegelikult selle, kellel on õigus, liidrid vahetuvad kiiresti ja reeglid võivad igal hetkel vastavalt juhi suvale muuta. Minu poolt kõik.